No tere Martin, tere. Et siin 10 korda võib jälle arvata, et millest me täna siin jutu teeme. Aga ma sain aru, et sul on jälle täiesti unikaalne aparaat siia laua peale sattunud. Kumba sa mõtled esimest või tagumist? No räägi paar sõna sellest tagumisest võib-olla siis. Tagumisest? Jah. No tagumine ei ole mitte midagi erilist, see on 110. Et ma ei ole seda isegi mitte ringi ehitanud, see on lihtsalt ära parandatud ja töötab. Aga hoopis kallim ja ihaldusväärsem aparaat on siin laua peal. No. Et kuidas see sul siia sattus? Ja mis see üldse on? See on tegelikult maailma väidetakse, et kõige parem portatiivne kassettmakk, mis on üldse elu sees tehtud. Ehk ta on täisfunktsionaalne, kaasas kantav ja oma kvaliteedilt astub kandadele nii-öelda parematele makkidele ja osaliselt ka nii-öelda CD-seadmetele. Mis aasta aparaat see siis on ja kus see nagu tehtud on? Jaapanis kindlasti? See on Jaapanis, see on meil 90ndate alguse väljalase. Et mis tal on siis, oskab salvestada, oskab mängida, 3 pead. Okei, praegu töötab nagu mikrofon, seda me näidata. Nii, nüüd pead natuke kannatama. Vaata, mis juhtub. Osad nupud on tal siin klaasi all, et settingute nuppud. Neid saab üles tõsta. Ise otsib üles laua algus, jah? Algus üles, see on mäluvärgi tagasi kerimine. Kiirus saab keerata. Edasi tagasi. Ja siin on kõik võimalikult seaded. Et mis on selle asja juures erilist? Erilist on see, et siin on DBX müratasandussüsteem. Nii, mis see tähendab? See tähendab seda, et heli kvaliteet on CD-ga väga võrdväärne. Et DBX on tegelikult surnult sündinud müratasandussüsteem, see võimaldab 80 detsibelli signaali müra suhet. Aga kuna sellega salvestades ei ole ilma müratasandite asi enam kuulatav, tolbiga on, natukene häirib küll, aga on kuulatav, siis ei leidnud laiemalt levikut ja kasutusel vaid professionaalsetes seadmetes ja mõningad üksikud vinüülplaadid on sellega kodeeritud. Aga muus mõttes on tegelikult tavaliste valikutega. Näed, ma lülitan siit välja, võtame, näed, siin on 3 pead. Kuidas sa selle meie Euroloo siia Lintmaki varianti said? Sellega. Selge. Sellega. Praegu käib asi patareide pealt, ma olen teinud adapteri ka. Sa ütlesid, et sa midagi siin remontisid, et ta päris terve sulle ei olnud, kui ta siia saabus? Et ta oli nii-öelda väsinud ajaliselt. Ma vahetasin rihmasid ja reguleerisin neid tehnilised parameetrid ära. Et aja jooksul nad lähevad ikka paigast ära. See korpus on vist täismetallis sinna? See on täismetall, see on ka metall. Mingid osad on siin kõik, ikka kõik on täismetallist. Täismetall, jah. Ma olen sellised internetist need heledamaid pilte, sellised tumedat varianti nagu ei ole näinud sellest. Paneme lambid ka põlema. Joo. Väga. See on täis profiriist, et... See on profiriist. See on mõeldud nii-öelda ajakirjanikele, kellel on vaja raadio jaoks teha võimalikult hea kvaliteediga salvestus. Et see konkureerib sellise asjaga. See on mul üks katkine... Sellest me ükskord siin juttu tegime juba. Sellest, jah, aga mitte sellest. Võib-olla küll, jah. See on üks teine, mille ma sain lihtsalt ühe teene eest. Aga see on põhimõtteliselt, kui välimus välja jätta, siis ta on ka korras. Et maailmas väidetakse foorumites, et kumb see nüüd parim on portatiivsetest, kas on see või on see. Okei. Nojah, tänapäeval neid vist ei kasuta küll. Ei, see on ainult lihtsalt siuke melomaanide ja nende kollektsionääride rida. Teema, jah. Aga okei, ma näitan, kuidas moodi see asi salvestab ka. Okei, näita. Siin kõrval on kõik võimalikud sisendid, väljundid. Stereosisend, stereoväljund. Nii, ärme seda eurolaulu ära riku. Ma saame edasi. Nii kaua, kuni seda laulu ei ole enam.
nii kaua saab testida. Seal on lüliti, mis lülitab mikrofoni sisse välja. Nii. Siit tuleb. Nii, okei. Ei tule. Nii, töötab, salvestab. Nüüd on kuulda kajaga, et see asi tuleb juba lindi pealt. Nii-öelda. Salvestab. Ja saab salvestada. Kuulata ühte kanalit ja teist kanalit. Ta praegu oli nagu ühte kanalisse salvestab. Jah, praegu salvestab ühte kanalisse, et see monomikrofon, kus peab paralleelselt ühendama. Ja siin saab reguleerida salvestustugevust. Saab panna automaatse nivoo regulaatori peale, et igal juhul piiramisse ei lähe. Saab mälu järgi tagasi kerida. Ja mis veel? Saab nivoo regulaatori peale, et igal juhul piiramisse ühendama. Ja siin saab reguleerida salvestustugevust. Ma vaatan, et sul on siin veel paar põnevat projekti, aga nendest teeme siis järgmine kord juttu. Nendest võib järgmine kord juttu teha. Jaa.